Kertu. Tuleb see tudune. Kuhu me lähme? Minskisse. Kas sa oled valmis pikaks reisiks? Ei. Kell on 8 hommikul ja me oleme bussijaamas. Alustame enda teekonda Minski, kuhu me jõuame täpselt kell 9:15 õhtul. Meie lemmikpood. Kahju, et me sellest mööda sõidame. Nii, jõudsime Riiga ja kohe on tunda, et me oleme saabunud 400 kilomeetrit lõuna poole. Ilm on soe ja väga kevadine, kõik on õitsed ja lehted ja nüüd me lähme edasi siis järgmise bussi peale. Sõidame Leetu. See buss viib meid otse Minski läbi väikese vahepõike Vilniusesse. See juhtub siis, kui sa sööd Läti kanapräppi. See oli reaalselt halvaks lõikmist. Või seal oli hästi palju ädikut, ma ei tea kumb. Õnneks meil on sööda Läti ja eskumisaani. Valgevene piiril ja loodetavasti me saame ka siit üle. Rekkate piirisaba ulatuspiirist vähemalt 10 kilomeetri kaugusele. Okei, no see jätkub. Mõtlesin juba, et see sai läbi, aga see oli tüng. See jätkub ikka. Kell saab kohe 9 ning me sõitsime siis just Minski. Põld sai otsa ja algasid 20-korruselised kortermajad. Oleme Minskis koha peal ja meie hostel on ühes kõige stalinistlikumas suurhoones siin Minskis üldse. Kohe raudteejaama vastas. Sisäänesime peaulitselt nii kahtlasesse nurgatagusesse. Loodame, et me nuba ei saa ja siin on konkureeriv majutusasutus. Sinna ei tohi minna, sellest järgmisest tuleb minna. Me peame minema hästi pimedasse. Sellest nurgast siin. Väga kahtlases kortermajas. Olgu ta siis õnnelik selle ketšupina, mille ta enda näitas. Best dinner või? KFC. Me tahtsime küll kartulipannkook ja kartulimaasiga, aga tulime ikkagi KFC-sse.